Stuudios on meil nüüd Europarlamendi saadik Yana Toom, tere õhtust. Tere. No, Jaan Kaplinski ütles välja oma arvamuse, et oleks tore ja oleks midagi hullu, kui Eesti-Ameerika mõjusfääri asemel kuuluks hoopis Moskva mõjusfääri. Kuidas te seda ütlemist kommenteerite? Sven Mikson on juba öelnud, et see on jahmatav ja naiivne. No minu jaoks pole see üldse uudis olnud, sest esiteks erinevalt Sven Miksonist ma loen pidevalt Jaan Kaplinski blogit ja see ei olnud esimene kord, kui ta väljendab oma seisukohti. Teiseks me temaga aeg-ajalt vahetame kirju ja ma tean enam-vähem tema nii-öelda meelestamist. Eelmine tema postitus tema selles blogis oli see, et Eestis sõditakse agaralt geograafia vastu ja siin on nagu vastu raske sellega vaielda, sest sisuliselt me oleme Venemaa, mitte USA naaber. Ma lugesin praegu enne siia tulekut seda Sven Mikseri lugu. No, ma ei ole kategooriliselt nõus sellega, et me ei kuulu Ameerika mõjusfääri. Muidugi kuulume. Tegelikult 3 Balti riiki ongi selline selgelt Ameerika mõju all olev selline kooslus ja me oleme võib-olla kõige agressiivsemalt meelestatud Venemaa suhtes, ma mõtlen Euroopa Liitu. Ja Europarlamendis on seda väga hästi näha, et just meie oleme need, kes nagu annavad tooni selles Vene vihas. No Kaplinski ütleb ka, et see peaks olema meie julgeoleku poliitiline põhiülesanne minna siis Ameerika mõjusfäärist Moskva alla, aga et see ei tohiks toimuda vägivaldselt, pogrommidega, tapmistega. Tegelikult ta pole seda öelnud. Ta räägib nagu kultuuriinimene, kelle jaoks ma saan aru, kultuurilised sidemed on ilmselt palju olulisemad kui kõik muu. Ja ma vaatasin seda Õhtulehes, oli vist mingisugune pealkiri, et Kaplinski ootab aega, kui me oleme Vene mõjusfääris. Seda ootust ta ei väljenda. Ta räägib asjade loogilisest käigust, arutleb ja tegelikult võiks nagu seda debatti ühiskonnas pidada, aga mis toimub meil, kui inimene julgeb öelda vastu välja seisukohta, mis nagu ei vasta nii-öeldud sellele ainsale tõele, mida tasub jagada, siis lihtsalt ta tambitakse mutta ja kurb on vaadata neid kommentaare, mis tulevad ka tema enda erakonnakaaslaste poolt. Tahtsingi puudutada tema erakonnakaaslased, tegelikult Kaplinski on ju mitmel korral kandideerinud sotsiaaldemokraatide ridades. Kas sotse saab siis uskuda? On see nende ideoloogia nii-öelda põhialustala? Üheski erakonnas ei ole, ma kujutan ette sellistel teemadel täielikku üksmeelt, mis on normaalne. Ma tean ühte erakonda, kus olid kõik nagu ühel meelel, aga seda erakonda juba ammu ei eksisteeri õnneks. Ka meil on 15 000 liiget Keskerakonnas, praegu rohkemgi veel, ja on muidugi teatud lahkarvamusi ja see on normaalne. Ja tegelikult Sven Mikser võiks öelda natuke viisakamalt oma kolleegi kohta, et jah, on selline arvamus olemas, ma saan aru, millest ta tuleneb, aga me ole siin kõik ühel meelel ja nii edasi. Aga tema rääkis kuidagi nii üleolevalt, et nagu, no ühesõnaga Jaan Kaplinski pole see suurus, keda saab niimoodi õpetada. See on see, mille kohta mu vanasa rääkis, et laps räägib siis, kui kana pissib. Kas Jaan Kaplinski väljendab selgelt isiklikke vaateid? On see tema isiklik arvamus? Ma usun, et jah, aga ta kindlasti pole üksinda selle arvamusega. Ma usun, ka sotside ridades on inimesi, kes arvavad täpselt samamoodi ja tegelikult, ma tean juba praegu ja ma lugesin näiteks täna hommikul ka Tiit Vähi intervjuust, et sanktsioonid tühistatakse poole aasta pärast, et ma tean, et neid ei pikendada, seda ma olen kuulnud oma kõrvaga Mogherini käest ja ma kujuta ette, millise retoorikaga peab siis edasi minema Eesti näiteks valitsus, kes pidevalt praegu raiub ikka ühte ja sama sõnumit, kuigi tegelikult tuuled Euroopas puhuvad praegu hoopis teistsugused. No, Euroopas puhuvad üldse huvitavad tuuled, Brüsselist ei ole meile kunagi häid uudiseid tulnud, vahetame teemat. Kas te teate tänase päeva kurba uudist, te olete ju ka sagedane Estonian Airiga lenda ja Tallinna ja Brüsseli vahel, et Eesti õhku ei ole enam? No õhkjuhtu on midagi, me teiega siin hingame, aga jah, uudist tean, olin sellest teadlik, et selline asi tuleb, ütleme kuskil 2-3 nädalat. Olin nagu enam-vähem teadlik. Olen mures nagu teisedki inimesed, mul on nagu see probleem, et mul on detsembri alguseks broneeritud
ja ettemaks on tehtud 35 inimese lennupiletid Brüsselisse. Mis nüüd nendest saab, pole õrna aimu. Endale mulle määriti kaela, vabandage väljendust, 300 eurost kinkekaarte, siis kui tühistati üks lend 1,5 tundi enne välja lendu Peterburi pidi minema. Oleks ma tark inimene, oleks ma raha vastu võtnud, aga arvasid, et okei, võtan kinkekaardid. No ei tea, kingin kellelegi tahate või? Vist enam ei taha, ma saan aru, et mis sellest kõigest saab, ma ei kujuta ette, aga tegelikult mis mind vihastab, ütlen otse välja, on see, et kui niimoodi oleks käitunud üks eraettevõte, siis oleks kohe tal kaelas Tarbijakaitseamet, sest veel natuke rohkem kui kuu aega tagasi oli Estonian Airi leheküljel järjekordne öömüük, oli järjekordsed soodustused, inimesed ostsid piletid, kauaks nagu ette, pikemaks ette planeerisid oma puhkused ja seda kõike. Kui te teate, et on see olukord, ei ole nagu ilus niimoodi raha teenida, eriti riikliku ettevõtte poolt. Tegemist on Juhan Partsi järjekordse varjatud miiniga vist, mis plahvatas. Ma nüüd ei oska nagu öelda, kelle miin see täpselt on, sest peale Juhan Partsi oli seal ka teisi ministrid selle tooli peal, aga sisuliselt see on muidugi riigi tegemata töö, sest kui algul ma lendasin näiteks ühel ajal Estonian Airi ja Air Balticuga, siis selgelt Estonian Air nägi palju paremini välja, palju väärikam. Aga nüüd on hoopis kõik muutunud ja viimast korda, kui ma lendasin Brüsselisse, siis juba meie neid ilusad lennukid enam ei olnud, nad olid kellelegi renditud ja ma lendasin mingisuguse, ma ei mäleta, mis see oli, ma ütleks muruniiduk, sest ta lendas 2,5 tunni asemel 3 ja ei olnud nagu päris see, millega me harjunud oleme. Suur tänu nende kommentaaride eest, Europarlamendi saadik Yana Toom, aitäh teile! Ja järgnevas loos võtame vaatluse alla Eesti kinnisvaraturul toimuma. Juttudel on tõe põhi all, et uus kinnisvarabuum on vist tulekul.